Sügis on aeg, kui metsad täituvad seenelistega ja minulegi meeldib korjata häid maitsvaid kuuseriisikaid, mida saab kohe pannile panna. Aga kas te teadsite, et seeneriik on looma- ja taimeriigi järel Eestis lausa 3. kohal ja meilgi siin meie väikesel kodumaal lausa 8000 erinevat seeneliiki kasvamas. Kuid millised neist seentest kõlbavad pannile ning suhu panna või milliseid teisi kasutusalasid võiks seentele leida? Selleks, et tekkinud küsimustele vastuseid saada, saan Tartu Lähistel metsas kokku tunnustatud seeneteadlase mükoloog Leho Tedersooga, kes uurib üle maailma seeni nii vees kui mullas. Tervitus! Mina Marko. Leho. Inimesed tegelikult väga armastavad seeni, enamus inimesi armastab käia looduses, või kui neil seene maitse, siis ikkagi kõndimine ja nende noppimine on vahva tegevus. Et palju üldse Eestis on kokku seeni võimalik erinevaid loendada? Nähtavaid kui nähtamatuid. Teadlased on leidnud kuskil 8000 erinevat liiki. Eestist? Ainuüksi Eestist, jah. Aga meie kõige viimased uuringud, kus me molekulaarsete meetoditega määrame seeni otse mullast, veest, tolmust. Me oleme ainuüksi nende meetoditega leidnud juba mitukümmend tuhat. Nii et tegelikult see varjatud elurikkus on kordades suurem kui see, mida me teame. Kas läheme natukene edasi või põrutame otse sinna tüvede vahele? Mis sa arvad, kus meil oleks lootust? Läheme siit vast kohe sisse. Läheme sisse siis siit. Meie üllatuseks on mets seeni täis. Kõik ei ole sugugi tuttavad ning mõnestki ei arvaks, et tegemist on ülepää söödava mateeriaga. Näiteks sellel kasekännul kasvab kännumampel. Tavaliselt seenelkäijad kõnnivad kännuseentest mööda, aga see on väga hea söögiseen ja küllalt hästi ära tuntav tänu sellele, et tal on kübar selline mitmevärviline, mis tuleneb niiskustingimustest ja jala peal on tal jällegi selline tugev nahkjes rõngas. Et need seened võib täitsa korjata panni peale. Kui aga sellised sarnased seened kasvavad okaspuukändudel, siis tasub parem rahule jätta, sest seal on pisut sarnane jahutanuk, mida peetakse siis surmavalt mürgiks. Kõik inimesed, eks ole, kes seeni armastavad, ikkagi nad armastavad seeni sellepärast, et neid saab süüa. Aga kas seentest midagi muud ka saab peale selle, et me saame neid suhu panna? Kindlasti üks kõige tähtsam seente funktsioon on see, et neid kasutatakse ravimitööstuses antibiootikumidena. See on päästnud sadasid miljoneid inimelusid viimase 6-70 aasta jooksul. Aga Leho, kuidas tuleks üldse seent maast üles noppida? Kas peab olema tingimata nuga või võib ka lihtsalt tõmmata välja maa seesta? Päris rebida ei tasu, sest see kahjustab seene niidistikku. Kõige parem on siis kas lõigata või seen koos jalakoopis välja keerata. Lükkad sõrmed jala ümber sisse ja niimoodi vaikselt keerad ükskõik kuhu poole ja tuleb ilusti välja. Sellisel juhul ei jää seda jalakontsu sinna mulda, sest sinna jalakontsu sisse tulevad veel ussid ja tulevad erinevad seente haigused, mis võivad siis selle jala kaudu tervet niidistikku nakatada. Kuid üks minu lemmikseen on seni mu korvist puudu ja seda ma otsima lähengi. Nii. Siin ta nüüd on. Minu ja teiste seenekorjajate märgunenägu. Kivipuravik. Võimasamps. Pikk tiir metsas tehtud, kivipuravik teiste seente kõrvale korvi pistetud, on aeg sõjasaak üle vaadata ja küsida mükoloogilt hinnang, kuidas mul tegelikult läks. See on minu valik, eks ole, mis ma täna väikesesse paunakesse panin, et kas sa võiksid siit välja valida need, mis on väga head söögiseened? No kindlasti minu enda vaieldamatu lemmik on samuti
harilik kivipuravik, selle paneksin kindlalt kohe Ja. panni peale hakkama Ja. ja siit võtaksin sinna samasse kõrvale ka lambatatikud, pomerantspuravik. Ahaa, näed, sul on siin ka timpnarmik. See on selline huvitav seen, pealt näeb välja nagu kukeseen, aga all on nende voldikeste asemel narmad. Maitse on tegelikult täpselt sama. Nad ongi tegelikult omavahel sugulased. Inimesed neid tavaliselt ei tunne, aga see on tõesti hea söögiseen ka. Mina veetsin igatahes täna kena päeva, korjates seeni ning kuulates seeneteadlase arvamusi ning seletusi. Kõige lõpuks leidsin ma haruldaselt ilusa kivipuraviku, mis on nagu kingitus või punkt sellele metsas käigule. Kuid tänu Lehole, seeneteadlasele, mükoloogile sain ma teada, milline näeb välja pomerantspuravik. Näete, see näeb selline välja, pomerantspuravik kasvab kaskede läheduses ning selles tillukeses korvis, mis on iseenesest küll tõesti väike ja mahutab vähe seeni ja mille ma ostsin ühelt Lõunamere metslaselt, kes täiesti paljalt elab puude vilus. Terve selle korvitäie seeni ma lähen täna panen pannile ja tehke teie samamoodi, kui te satute meie armsasse Eestimaa loodusesse, sest et metsas liikumine ning andide korjamine on meie rahvale äärmiselt omane.